täna on messinurgas plaanis ülimalt lihtne projekt. Ma teen nimelt lauale jalad alla, 3 jalga. See on ühe väikse kavala nipiga, materjali siin eriti palju ei kulu. Ma usun, et kes tahab kodus seda järgi teha, siis kindlasti sobiv puutükk on teil kodus olemas. No minul ei olnud, astun siiski puumarketist läbi nagu tavaliselt. Materjal selle projekti jaoks on väga lihtne. Tavaline 4-kant liist, kusjuures oluline on nüüd see, et ta peab olema ruudukujulise risttõikega, ehk et ta on võrdsete külgedega. See, mis mõõta täpselt teil on, see tegelikult ei mängi väga suurt rolli. Selle eriskummalise lauajala tegemise idee leidsin ma internetist, nagu alati. Internet on põhjatu koht, kust leiab väga palju põnevaid ideid ja toon selle hea meelega ka teieni. Nüüd, kuidas seda teha? Nagu ma ütlesin, 3 jalga. Aga need 3 jalga on kõik omavahel siis nii-öelda risti seotud. Ja selleks ühendamiseks tuleb kasutada ühte pealtnäha võimatuna näivat nippi, nii-öelda igale sellele pulgale sisse teha siis keskele üks sälk. Selle sälgu me teeme sisse täpselt poole selle materjali paksuse ulatuses ja täpselt selle materjali nii-öelda külje laiuselt siis laiupidi. Lõikame need sälgud sisse ja vaatame, kuidas see asi võiks kokku sobida. Nüüd märgime siia peale enam-vähem selle pulga keskkoha. Selle saame pärast ka paika lõigata, aga hea on kohe enam-vähem keskelt pihta hakata. Ja nüüd selle nii-öelda sälgu laius peab olema siis minu selle pulga laius, selle me märgime siia peale samuti. Seda nippi ma olen tegelikult rääkinud ka varem, aga iga järkamissaega on võimalik saagida siis ette määratud sügavusele. Nüüd, kui mul on, ütleme, tapp siis sisse lõigatud ja ma arvan, et ta võiks olla õige laiusega, siis alati on hea seda kontrollida. See tapp siin sees täiesti täpne. Samamoodi on vaja meil teha nüüd sellel teisel tükil ja nii kõigil 3 tükil. Nagu ikka tappide tegemisel, siis mõistlik on see tapi põhi ära puhastada, sest see saejälg ei ole teinekord kõige parem. Ja näiteks kui nüüd teie otsustate järgi teha selle sama projekti mingisuguse natukene suurema materjaliga, siis ilmselt seda te ei lõika ka saega nii tihedalt ära, vaid te teete nii-öelda 4-5 millimeetri kauguselt, nagu ma siin varemgi teinud olen, murrate need puidutükid siit vahelt ära ja siis puhastate selle peitiga. Nii et selle igal juhul tapi põhja puhastamine peitiga on alati hea mõte. Nõnda, kui meil nüüd need 3 lauajalga on ära tapitud, välja lõigatud, siis järgmine küsimus on, et kuidas need asjad omavahel võiksid kokku sobituda. Noh, selge on see, et üks lihtne tapp käib kokku niimoodi omavahel lihtsasti, paned risti. Kuidas need 3 tükki nüüd saab? Ja ausalt öeldes, olles ära vaadanud mitu korda selle video, mis ma internetist leidsin, siis mul võttis ikkagi tükk aega pusimist ennem, kui ma aru sain, kuidas see kokku käib. Ja tegelikult käib see kokku selliselt. Võti, millest tuleb aru saada, on see, et mida pärast väljastpoolt näha ei ole, on see, et tegelikult siia keskele jääb üks pisikene tühimik. Siis palun väga, nii lihtsasti käib meil kokku selline 3 jalg. Nüüd, kui meil see 3 jalg koos on, siis kui ta seisab lihtsalt nende nii-öelda nurkade peal, nende teravate nurkade peal, siis selge on see, et need teravad nurgad võivad sul jätta laua peale või kuhu iganes siis jälje, eriti kui näiteks laua peal on midagi rasket. Ja teine asi on see, et eks nad hakkavad ise ennast ära mulluma. Selleks oleks meil vaja nüüd lõigata see laua jalg täpselt selle nurga alla, et ta oleks lauaga paralleelne, see võib nüüd lauaga põrandaga paralleelne, eks ju, et ta sobiks sinna ideaalselt istuma ja toetuspind oleks laiem. Selleks peame ära märkima, millised nurgad me lõikame. See on mul juba tehtud. Nüüd, kuidas lõigata? Ma olen selle jaoks teinud sellise spetsiaalse šablooni, kus ma olen siis plate sae peal lõikanud endale 45 kraadi all teinud 2 lõiget, mis tähendab seda, et siin antud juhul on siis täpselt selline 90 kraadise nurgaga
süvis ja see süvise sisse sobib mul ideaalselt siis see minu pulk, mida ma pean hakkama lõikama. Nüüd selleks, et see lõikamine mul õnnestaks õige nurga all, olen ma endal siit juba vajaliku lauapinnaga tasapinnalise niisuguse nurga lõiganud. Mina mõõtsin välja, et 55 kraadi oli see, mis on see õige nurk ja selle nurga all sain ma enam-vähem siis endal selle põrandaga tasapinnas lõiked tehtud. Ja miks mul sellist šablooni vaja on? See on sellepärast, et ma ei saa lõigata siit seda lauajalga paika näiteks siit ühtepidi või teises kohast ühtepidi. Ma pean lõikama ta justkui kahe nurga all korraga. Ja selleks olen ma nüüd teinud selle šablooni ja see šabloon näitab mul siis ära, et kuidas see lõige tuleb. Ja selle lõike ma saan teha selliselt, et asetan selle šablooni siia peale ja hakkan siis saega selle šablooni vastas lõikama. Ja niimoodi tulebki mul korraga kahe nurga all ideaalne lõige. Nüüd on mul need nurgad lõigatud, tuleb öelda, saatesse kõik ei mahu, kaadri taha jäi palju nuputamist, nii mitmedki valed lõiked. Tegelikult sellel pealtnäha lihtsal projektil on omad nõksud sees. Ja kui te nüüd teate neid igasuguseid puslesi, mis poest osta saab, kus on vaja ka mingid klotsid omavahel natuke kuidagi kokku panna või lahti võtta, see on omamoodi nagu natukene selline pusle, et ma olen siin mitu korda peale märkinud, mitu korda selle asjaga maadlenud, selleks, et tegelikkuses need lõiked õigesse kohta saada ja selleks, et pärast see asi saada jälle täpselt samamoodi kokku, nii nagu ta peaks kokku minema. Et see on ikkagi korralik katsetamine. Ma olen siia endal nüüd teinud terve hunniku märke, mis mul aitavad selle samamoodi kokku saada. Ja nüüd ma juba tundub, et saan selle õigesti kokku, aga tõtt öelda et projekt osutus keerukamaks, kui ma algul arvasin. Nõnda, kellel nüüd mälu on hea, siis sel tuleb meelde, et ühes kunagises saates me tegime ühe sellise pöördlaua, kus see lauaplate peal pöörleb. See on meil siin siiamaani nurgas seisnud. Tundub, et on kenasti veel ühes tükis. Sobis hetkel ideaalselt selle sellise minilaua plateks. See on nüüd selline väike katse sellest, millised need lauajalad olla võiksid. Loomulikult neid võib teha ükskõik mis suuruses, neid võib teha ükskõik millise ristlõikega, nii kaua kui see ristlõige on ruut. Nii et edasi on ainult katsetamise küsimus. Korralik pusle, aga mina olen rahul. Kõiki teisi minu toimetamisi, projekte ja ka nurgakivi telgitaguseid vaadake minu Instagramist.